Tšauki sõbrad ja tere tulemast Tenerife vlogi number 1. Ma alustan vlogi loomulikult kodust. Õues on praegu väga-väga halb ilm, seega safe to say. Ma ei jõua ära vaadata, kui me lõpuks Tenerifele jõuame. Meil on muidugi sinna jõudmiseks normaalne trip vaeta võtta. Ja kes mind teab, siis teab, et lennuhirm on mu elu suurim hirm. Seega ma olen juba umbes pool aastat valmistunud selleks, et ma pean lendama täna, mis on väga-väga nõme. Aga nagu ütlesin, me oleme veel kodus. Me oleme hommiku smuutit. Parima hommikusöögi smuuti saate nii, kui ma olete blenderisse 2 banaani, 2 või 3 supilusikat, kaarhelbeid, tooreid ja vett ja külmutatud kirsse või vaarikaid ja best. Ja see hoiab ülikaua kõhtu täis. Sõidame laevaks Soome, lähme taksu peale, siis taksu viime lennujaama, siis lähme lennuki peale, võtame kotid ja kohvrid ja asjad. Tubli, tervetuloa hüvad matkustajad. Me oleme jõudnud omadega lennukisse ja kuna ma juba rääkisin teile ennem oma meeletust lennuhirmu foobiast ja ma ei tea millest kõigest veel, siis oleme aastate jooksul ikkagi välja töötanud väga palju erinevaid vahendeid ja katsetanud ära, kuidas lennureis enda jaoks teha talutavaks. Seekord ma siis pidin võtma sisse mingeid preparaate, mis praegu tundub, et ikka chill. Oli ma olen chill praegu. On ja, minu last kas nii jaa. Möögi ma tavaliselt olen lennukis nagu näost täiesti sinine ja siis on nagu sall üle peava ja nagu mitte kellegagi ei räägi. Nii suur hirm on, et ma isegi ei suuda kellegagi rääkida ja mul lähevad nagu silmaalused täiesti siniseks alati, sest see nagu hirm lihtsalt viib nagu vere peast välja. Ja see on päris kohutav vaatab, et see on mul endalgi kohutav vaatab. Ma ei tea, mis need teised inimesed selle lennukis siis vaatavad. Meil on 6-tunnine sõit, me oleme ära sõitnud praegu 16 tundi. See on läinud tegelikult väga-väga kiires. Ma ei tea, kas see on tänu minu preparaatidele või on meil lihtsalt siin väga lõbus. Aga vaikselt siin taame kaarte ja ega siin muud midagi teha polegi. Tere tulemast Tenerifele. Palmid, reaalselt palmid. Ja lend oli meil ülemäära meeldiv. 6 tundi läks tõesti mööda nagu niuhti. Võtame just oma rendiautot, et panna ära oma pagas. Väljas on vist 19 kraadi. Tundub ilgelt soe võrreldes sellega, mille me jätsime maha Soome. Soomes me läksime lennuki peale, siis see oli siuke tunne, nagu ma ei tea, ausalt lappi ma oleks saadnud. Järgmine check-in tuleb kas mõne sekundi pärast, paari sekundi pärast, 1 sekundi pärast teile. Nii et näeme varsti jälle. Tere tulemast Tenerife hommik number 1. Ma mõtlesin, ma teen teile kiire house touri. Meil on 3-korruseline maja, aga meid on ka tegelikult 10 inimest kokku võttes. Nii et see on, ma arvan, normaalne. Alustame siis minu ja Nilsi taast, kus ma praegu olen. Me tuleme sisse. Siin on voodi. Meil on asjad kõik täiesti lahti pakimata veel, sest meile jõudsime hilja. Mu päevkaad on siin juba valmis. Siin on meie rõdu. Meie rõdu on siis ainuke, mille vaade on tänava poole. Aga siin on, kui kuum siin on, vau. Ühesõnaga, hei, lehvitage. Ja Hanna ja Nils seal chillivad meie garaaži ukse juures. Ühesõnaga, seal on Moria. Me oleme praegu siis 3. korrusel. Paidi või majas on lift. See ei tööta, aga still, on ju. Nii, siin on meil siis nagu laste vannituba, ehk siis minu Nilsi, Johanna ja Lotte oma. Hai! Igal pool on meil siin peeglitega. Hai! Nii, siin on meil vanemate magamistuba. Vanemate magamistoast saab rõdule, aga sinna samasse rõdule saab ka Lotta toast. Siin on Lotta ja Johanna tuba. Ka veel natuke sassis, Lotta siin teeb voodit. Julm nagu mingi Zoe style voodi. Nii, lähme siit. Pretty awesome, ha? Nii, siin all on meie aed. Jälle neist on siin all. Siin hästi palju mõnusaid istumiskohti. Muideks, näete seda roheliste puude hunnikut seal ja seda valget suurt katet või? See on banaani istandused. Lähme siis nüüd korrusele 2. Siin on magamistuba 1 inimesele, mis on praegu vaba. Ja siin on ka rõdu. Siin on selline samasugune rõdu nagu minu Nilsi toas. Siis siin vastas on
ka üks WC, vannituba. Hai! Siit jõuame me elutuppa. Siin on meie köök, kus me tegime hommikul ekstravaganza hommikusöögi. Hästi lahe mööbel on siin, mulle meeldib ja vaadake seda valgustust. Ma võib-olla mingi päev proovin sellega filmida. Jälle, ülisuur peegel. Ja siit siis jõuamegi õue. Meie passukas. Siin on meie päevitusala. Ja tegelikult on niimoodi, et siin alumine korrus on tehtud ka eraldi nagu korteri osaks. Tuba peaks olema siin keldrikorrusel. Siin. Oh, väga mõnus. Võt siis, siuke ta meil siin on. Praeguseks kõik. Head päevitust mulle. Varsti näeme. I wish that every day of the year could have the love that we feel on Christmas Day. Ja mida teevad Gustav Adolfi õpilased puhkusel? Kalkuleerivad, sest see on oluline. Õpping. Siin toimub õpping. Palun. Matemaatika, kalkulatsioonid, talking awesome. Yes. Ja boy. Hommikut ma alustasin sellega, et ma hakkasin oma videot üles laadima YouTube'i. Aga meil on majas wifi, aga kuna see wifi on nagu nii aeglane, siis ta umbes mingi 1,5 tunniga oli laadinud 25% vist. Ehk siis me lähme nüüd praegu randa. Ja ma jätsin selle video laadima. Eks loodavasti, kui me kunagi õhtul oleme tagasi, siis see video on laetud. Ma arvan, et kui te juba vaatasite vlogis, siis see video on üleval. See on see video, mis ma Merliniga koos tegin. Täna päeval tulevad meil sugulased ka siia, siis meid on 10 inimest. Ja täna õhtul me läheme Nilsiga välja, sest meil on täna anniversary. Meil see siis täna 6 aastat, siis me läheme välja kuskile celebrate'ima. Aga praegu meil on siin väike rannatee ja vaata, mis rannas toimub. Eile olid rannas nagu süksed ained, ma ei ole ausalt süksed kunagi näinud, et need on lihtsalt nagu mingi killer laks, et inimesed muidugi väga uljalt üritasid seda supelda, aga no see oli väga ilmus vaadata, sest ma ei saa kunagi peaaegu niimoodi saanud hukka nende lainetega, nii et see on väga creepy. Kas te tahate midagi öelda keegi? Jolo. Jolo. Kuulge, aga jolo siis näeb. Läheme nüüd Pudipadi unistuste poodi, selle nimi on Hyper-Asia. See on hiiglama suur Hiina crap'i pood. Ja me läheme siia jõulukaunistust ostma. Näete, siin on juba kard hunnikus. Ehk siis see on kogu see crap, mis tuleb Hiinast. Ja see on kõik mega odav. Jutust. Me nüüd tulime Nilsiga tähistama oma tähtpäeva mingisse Aasia restorani. Ja üliäge asi on siin lihtsalt, ma pole kunagi lausa näinud, vaadake. Menüü on nagu selle pad'iga lauas, et ma saan siit endale valida mingi sektsiooni ja siis, vau, see on lihtsalt üli cool. Üli tore on siin ka see, et nii lihtsasti tuleb see päevane 10 000 sammu täis. Lihtsalt kõnnid, nii mõnus soe on, praegu on ka kell on mingi 8 õhtul saama ja lihtsalt nii soe. Aga me siis hakkame tähistama oma anniversary't, on ju? Jaa. Jaa. Okei. Näeme siis. Bye. Smile and be happy again. Ooh, at Christmas time. Tervitusi Tenerife päevast 3. Me oleme pakitud autosse nagu kilud karbis ja me sõidame El Teide vulkaani juurde matkama siis, jah. Meil on kaasas soed riided, saagi värgid, sest seal peaks päris külm olema. Aga praegu me tegime peatuse bensukas, võtsime jätta. Mina võtsin endale Caliboo maasika oma. Vaata, mis jätt siis võtsid?
fudge. Chocolate fudge brownie, Ben & Jerry's. Emilia, mis sina said? Sina said jõuluvana pulgakommi, jah? Ja sina või Soonu Nils sa said? Mina sain Gatorade'i, mille ma juba ära jõin, sest elektrolüüdid. Pikas elektrolights. Pikas meeting. Kas juba pilvedest sõitsid ka läbi? Kas varsti? Jaa. Kas ootad juba? Jah, ma tahaks juba pilveid süüa. Saad süüa pilvi või? Jah. Mis maitsega need siis on? Vahukummi. Oi, kui mõnus. Tooder! Tooder. Mille? Totter. 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 Liisa Jussi Totter. Launur. Jah. Ei teagi, mida ma viimati filmisin. Vist siis, kui me... Come on, sir, please. Vist siis, kui me seal Reide juures käisime või? Meil on täna... Mis päev täna on? Esmaspäev. Ja me oleme jälle Liis-Jalata Agranda. Eile me ei filminud midagi, sest et me olime terve päeva passu ääres lihtsalt kodus. Ja kõrbasime. Lazy day oli. Kohe vaatame, kuidas ta võtab laine. No. Nägite, jah? Hawaii! Surfer! Näete, kus teeb trikke või? Ta on nii, et kui ta näeb, teda filmitakse, siis ta hakkab trikke tegema nagu koer. Oi, nüüd läheb tagurpidi, teistpidi peab minema lainesse ju. Ma ei tea, mida ta seal teeb ausalt. Kohtusime just naist, kes on inglane ja see on tema trippimisauto, see roosa. See on jõuludeks ära pimbitud ja ta on Inglismaal hauakaevaja ja siis ta tripib selle autoga ringi. Poest toodi maailma lahedamaid komme. Mini need sauerwürmsid. Ja need on muidugi kõige maailma ägedamaid. Purksid. Ülegad. Kene! Hotdog! Oh my god, näita! Nii äge. Tere inimesed, tere tulemast Tenerife teisipäeva. Praegu on meil siis jõulunädal käimas. Tänane päev on siuke natuke veider olnud, et hommikul ma ärkasime üles, oli nii ilus ilm, täiesti maks helesinine taevas ja päike täiega küttis. Ja mõtlesime, et on nagu ideaalne rannailm on ju. Kes tuleb? What's Gucci? Ok. Jõudsime mingi 15 minutit basseini ääres lamada on ju. Ja siis läks taevas täiesti pilve. Vaadake, kuidas te näete. Nagu selliseks, et nagu täiesti pilves. Kogu aeg nagu nende mägede kohalt tulevad mingid pilvad. Ja siis mõtlesime, et me lähme sükses asja nagu Jungle Park, mis on siin meie suht linna lähedal. Süüke suur siis nagu looma džunglipark on. Aga kuna meid on nii palju, siis me ei mahu ju auto peale. Ja otsustasime, et me ikkagi täna ei lähe. Et homme on meil 2 autot, siis me lähme ilmselt homme. Nii et me lähme hoopis rannaäärsele promenaadile. Tänane õhtu peaks ka suht chill olema, sest et mina Nils lähme täna poodi, täna meie kord teha õhtusööki 10 inimesele ja me ilmselt teeme burritosid. Mis see on? Rummirosina jäätis. Maitseb või? Väga. Mida sa sööd? Mündis tšokola. Väiksed euromündid on sisse pandud. Krõbiseb täiega hästi. Hambal. Siuke veits metalli maitse. Mul on see
Maasika juustukook. Tere! Tere tulemast minu kokavandussaatesse. Täna see kokandussaate osa nimi on Canicule Mexique ehk siis ai caramba! Täna teeme veiseliha burritosid. Külarahvas juba ootab, väljas kõik.